tere taas, tulge, vaatame, mis koolikorras toimub. Head õpilased, seoses eriolukorraga ei ole te pikka aega oma treeningutele pääsenud, aga lähme vaatame üle need teie treeningpaigad, kus igapäevaselt toimetate ja kus me sügisel ühiselt meeleolukat spordipäeva veetsime.
valmis kestnud. Te olete saanud selle aja jooksul iseseisvalt harjutada. Treenerid on teinud plaane, mida teil on õnnestunud täita. Ma usun, et kõik on säilitanud motivatsiooni pingutada edasiste suuremate eesmärkide nimel. 2 nädalat kestab veel see distantsõppe vorm. Ma loodan, et selle lõppedes on kõigil õppursportlastel positiivsed hinded tunnistusel. Kindlasti kohtute oma treeningkaaslastega suvistes laagrites. Tugevat pingutamist teil selleks. Ja üks mis kindel, 1. septembril kohtume vanade ja uute olijatega. Kallid õpilased, tahan teid õnnitleda kooli sünnipäeva puhul. Loodame, et varsti kõik normaliseerub ja oleme jälle koos ja alustame jälle uuesti treeninguid ja õppetööd. Nii et olge tublid ja pidage vastu. Täna oleks pidanud siin suurel pallimängu väljakul toimuma Audentese suur sünnipäevapidu, kus põrandad oleks kaetud ilusate puhaste vaipadega, vastasseinas oleks suur ja uhke lava, tribüünid oleks meie kooliõpilasi, õpetajaid ja treenereid ning külalisi täis, kuid kahjuks eriolukorrast tulenevalt peame me sellel aastal selle sünnipäeva ära jätma. Muretsemiseks pole aga põhjust, sest juba aasta pärast me kindlasti selle uhke peo siin samas saalis korraldame. Kindlasti tunnete puudust ka oma õpilaskodutoast. Lähme vaatame, kuidas seal olukord on. Tere sõbrad! Kui mina olin laps, oli mul selline raamat, kus üks väikene poiss hommikul ärgates avastas, et on maailmas täiesti üksi. Kõik toad olid tühjad, kui kõht läks tühjaks, siis oli söökla tühi, tänavad olid tühjad. Bussi peal ei olnud kedagi, pangas ei olnud kedagi. Ja raha võisid võtta palju tahad, kõik tundus väga tore, aga lõpuks hakkas poisil igav. Kurb oli olla, kui sul ei ole sõpru, sul ei ole kaaslasi. Samamoodi on minul siin kurb ja meil kõigil. Kõik inimesed tahavad enda kõrvale sõpru, teekaaslasi. Ja loodame, et nii nagu see väike poiss selles raamatus ärkas ja avastas, et see oli unenägu, lõpeb ka meil ükskord see unenägu ära.
siis me taas kohtume, rõõmustame ja saame koos pidada ka kooli sünnipäeva. Ja 12. klass lõpetajad. Kui me ka enne ei näe, siis järgmisel aastal kooli sünnipäeval näeme kindlasti. Olge tublid, kohtume! Austatud õpetajad, treenerid, kallid õpilased ja saalis viibijad, vabandust, videosilla vahendusel meiega ühinenud. Täna on Audentese ajaloos tähtis päev. Nii nagu igal aastal 15. mail, nii ka tänavu tähistame Audentese sünnipäeva. Seekord on sünnipäeval ka kerge juubelihõng ehk Audentes saab 25 aastaseks. Ühe tänapäeva kooli mõistes 25 tegutsemisaastat on juba väga soliidne tulemus. Kurb on selle sünnipäeva juures täna aga see, et me ei saa koos viibida. Sünnipäeval ju tavaliselt kutsutakse külla kõik sõbrad, tuttavad ja need inimesed, kellega igapäevaselt tahaksid koos olla. Täna paraku peame selle sünnipäevavaatuse läbi viima virtuaalselt. Hoolimata sellest, mida on tinginud olukord seoses koroonaviirusega, loodan, et olete endiselt motiveeritud, saate kenasti hakkama oma distantsõppega, teinud ära need treeningud, mis treenerid teile treeningplaanides ette on näinud ja ega see kooliaasta lõppki enam kaugel ei ole. Peagi on saabumas suvi, viimased pingutused õppetöös ja soovin teile mõnusat lõpu sirget, olge aktiivsed ja veel kord palju õnne Audentese sünnipäeva puhul. Not the time for telling tales on me. So come along, it won't be long till we're there. Happy, shut your eyes, there are no lies in this world we call sleep. Let's deserve this day of hurt tomorrow.
wasn't there a few bad times did pay. Let's not fight, I'm tired, can we just say tonight, turn away, it's just there's nothing else to say. Turn around, I know where that's but soon will be found. Üks tähtis teadaanne veel. Tänane sünnipäev langeb kokku meie abiturientide jaoks väga olulise päevaga. Nimelt on tänasel päeval kõikide meie lõpuklasside õpilaste jaoks viimane koolipäev. Kahjuks ei laula, ei tantsi, ei tee ma etteastet koos meie tavapärase esimese klassi junsudega, aga olenemata sellest soovin ma teile eksamiteks mõnusat põrumist, viimast pingutust ja mida ikka nendele abiturientidele tänase päeva puhul teha, kui helistada päästvat lõpukoolikella.